Oh kurat jah. Veel lendab. Venemaa andis täna öösel tõenäoliselt kõige võimsama ja kõige ulatuslikuma kombineeritud raketirünnaku Kiievile ja teistele Ukraina lindadele. Vene okupandid ründasid 20. augusti öösel massiliselt Kiievit kõigega, mis neil olemas on. Ei olnud ühtegi Venemaa kaugmaa ründemoona tüüpi, mida ei oleks sel ööl Ukraina pihta välja lastud. Praktiliselt lendas kõik, ballistilised raketid, hüperhelikiirusega raketid, kõik tiibrakettide tüübid, tavalised šahheedid, reaktiivsed šahheedid ja isegi banderolid. Massiivse Venemaa Föderatsiooni rünnaku eripäraks oli ka see, et Venemaa ründas pealinna praktiliselt kõigist võimalikest suundadest. Üldiselt registreeriti massiivse Vene rünnaku tagajärjel märkimisväärseid purustusi 3 piirkonnas ning rünnati ka piiripunkti Moldova piiril. Samal ajal hoiatab Ukraina luure, et Venemaa on võimeline välja laskma kuni 200 tiibraketti ja ballistilist raketti 6, mis kahjuks lastakse Ukraina pihta sügisel ja talvel. Kuid samal ajal vastavad eksperdid peamisele küsimusele, miks otsustas Vladimir Putin minna vabanki ja kasutas sellel ööl rünnakuks lihtsalt kõike, mis tal oli. Vaatame selles saates koos üle selle öise rünnaku tagajärjed ja arutame sõja jätkumise väljavaateid just sellises kontekstis. Minu nimi on Aleksei Petši, arutame seda teemat koos, aga enne kui alustame, palun tellige see YouTube'i kanal, pange videole like ja kirjutage oma kommentaar. Puuri Sördenoges, kus toimub paraad lastelinnas Valderis. Puuri. Puuri. Aitäh. Päike. Epicenter eemaldus produktiivselt. Nii et 20. augusti ööl läks metsik pesemata Venemaa ketist lahti ja sooritas kombineeritud rünnaku ballistiliste rakettide, tiibrakettide ja droonidega Kiievi ja selle piirkonna pihta. Ukraina pealinnas ja Brovaros on hukkunuid ja 10 vigastatuid, kahjustatud on elumajad, laod ja kriitilised taristuobjektid. Samuti rünnati Odessat, tabamusi oli ka Harkivis, aga räägime kõigest järjekorras. Õhuhäire Kiievis kõlas umbes südaööl ja kohe kostsid linnas plahvatused. Vaenlane tulistas Ukraina pealinna ja Kiievi oblasti pihta ballistilisi rakette. Mõne aja pärast tulistati Kiievi suunas lõunas kaliiberrakette ning pärast kella 3 öösel mitu tiibrakettide gruppi. Jälgimiskanalite andmetel raketid manööverdasid, lendasid läbi Sumõ, Harkivi, Poltava, Tšerkassa ja Tšernihivi oblasti pealinna suunas. Lisaks raketidele tuvastati Ukraina õhuruumis ka droone, eriti hommikul töötas Kiievis taas õhutõrje droonide vastu. Kokku kestis õhuhäire pealinnas peaaegu 9 tundi. Siis oli paus ja siis kahjuks jälle õhuhäire, sest selle saate salvestamise hetkel oli Kiievis juba umbes kell 16 Kiievi aja järgi. Kiievis kossid taas plahvatused alla tulistatud drooni tõttu, sest jälle lendab. Droonid lendasid üle Ukraina pealinna. Ukraina relvajõudude õhujõudude andmetel lasi Venemaa 20. augusti öösel Ukrainasse droone.
ja nüüd tähelepanu, ballistilised raketid Onyx, Zircon ja Iskander M ning S-400. 36 tiibraketti H-101, Iskander K ja nende analoogid. 598 raketi kaliibr, 2 Banderooli ja 168 ründedrooni, sealhulgas Shahedi droonid. Peamine löögisuund oli just Kiievi piirkond. Õhutõrje tulistas alla või neutraliseeris 31 tiibraketti, 8 kaliibrit, 2 Banderooli ja 145 drooni. Tabamused registreeriti 28 asukohas veel. 2 kohas kukkusid rusud alla. Kahjuks oli rünnak Kiievi jaoks surmav. Viimaste andmete kohaselt hukkus 15 inimest ja 34 sai vigastada. Homme, 21. august, on pealinnas kuulutatud leinapäevaks. Pealinnas Svjatošenski rajoonis tabas löök tööstusobjekti territooriumi ning tekkisid tulekahjud laohoonetes pindalaga 500 ja 1000 ruutmeetrit. Solominski rajoonis hävisid 9-korruselises elumajas. 8. ja 9. korrus tekkis tulekahju elumajades ja koolivarjendis, inimesed jäid lõksu. Darnetski rajoonis tabas löök mitteelamuobjekti territooriumi, tekkis tulekahju laoruumides ja autoparklas, umbes 1000 ruutmeetri suurusel alal. Provares sai löögi tagajärjel pihta tööstusinfrastruktuuri objekt. Samuti teatatakse sotsiaalmeedias tugevast tulekahjus Borospilis rusude kukkumise kohas. Kohalike võimude andmetel rünnaku tagajärjel Borospili rajoonis sai kannatada 14 eramaja. 4 laohoonet, tankla, korterelamu ja 8 autot. Huvitav on see, et Venemaa kaitseministeerium teatas alguses, et jah, nad ründasid energiataristut, mis väidetavalt on seotud Ukraina relvajõududega. Aga veidi hiljem esitati juba nimekiri, et väidetavalt rünnati Firepointi tehast, mis toodab FP droone ja Flamingo rakette. Ja samuti Antonovi ettevõttele, kus toodetakse droone. Ljutei. Üldiselt õigustasid nad seda rünnakut Kiievi vastu sellega, et väidetavalt hävitasid nad just nende droonide ja rakettide tootmise, mis praegu Venemaa pihta lendavad. Lisaks oli rünnaku all ka Harkiv. Seal tabas Molnje tüüpi droon tanklat Tšernigivi oblastis. Priluki linnas oli 2 Banderoli tabamus, oli valipauk. Tšerkasso oblastis on alla tulistatud sihtmärke. Massiivse rünnaku all oli Odessa oblasti lõunaosa. Vaenlase sihtmärgiks oli tsiviilinfrastruktuur. Ja nüüd rõhutas Ukraina president Volodõmõr Zelenski, et venelased valmistusid ilmselgelt kaua massiivseks löögiks. Vaenlane kombineeris eri tüüpi ballistilisi rakette, tiibrakette ja droone, et kahjustada tsiviilinfrastruktuuri võimalikult palju. Zelenski sõnul ründas Venemaa Odessa oblastis droonidega piiripunkti Moldova piiril ning Tšernigivi oblastis rünnati gaasiinfrastruktuuri. Omakorda ei varja Venemaa kaitseministeerium isegi seda, et ründas just tsiviilinfrastruktuuri ja nad nimetasid seda ukrainlastele mõeldud argumentideks. Ei pole, me saadame niimoodi argumente. Aga milleks need argumendid? Selleks, et näidata, et venelased on metslased. Seda me juba teadsime. Mida te tõestate, et olete metsistunud? Selle rünnaku taustal pöördus Zelenski samuti partnerite poole, kes kahjuks ei kiirusta kuidagi Vladimir Putinit survestama ega Ukrainat rohkem aitama. Järgneb Zelenski tsitaat. Kahjuks samal ajal, kui Moskva investeerib ballistilistesse rakettidesse ja eskalatsiooni, ei ole alati näha maailma vajalikku reaktsiooni sellistele rünnakutele. Ja seni, kuni Ukrainal ei ole piisavalt vahendeid raketitõrje jaoks, ei hakka Venemaa tõsiselt rahule mõtlema. Me teeme kõik, et kaitse oleks olemas ja iga päev tehakse tööd Freya programmi kallal. Kuid tõrjerakette ei saa veel asendada Patriotiga ning neid on vaja iga päev. Iga täiendav Patriot-rakett päästab meie inimeste elusid. Ma tänan kõiki, kes sellest aru saavad, otsivad ja leiavad võimalusi aidata. Samal ajal hoiatab Ukraina kaitseministeeriumi luure peavalitsus, et Venemaal on oma ladudes sadade kaupa eri tüüpi ballistilisi ja tiibrakette. Ukraina luure andmetel on Venemaal olemas 600 Onyx raketti. 450 kaliibr raketti, 400 raketi, RM-48U, S-400 komplekside jaoks umbes
130 raketi Iskander M jaoks, 120 raketi Zircon, 100 raketi H-101 ja 50 raketi Kinjalit ning 50 Põhja-Korea raketi KN-23 ja 50 KN-24. Üldiselt suudab Venemaa Kuri andmetel toota üle 200 tiibraketi ja ballistilise raketi 6. Seetõttu on Ukrainal hädasti vaja õhutõrjerakette. 20. augusti ööl toimunud massiivse Venemaa Föderatsiooni rünnaku eripäraks oli see, et Venemaa ründas Ukraina pealinna praktiliselt kõigist võimalikest suundadest. Sel ööl ei olnud ühtegi Venemaa kaugmaa ründemoona tüüpi, mida poleks Ukraina pihta välja lastud. Praktiliselt kõik lendas. Ballistilised raketid, hüperhelikiirusel raketid, kõikvõimalikud tiibraketid, tavalised šahiidid, hüperhelikiirusel šahiidid, droonid Molnija ja isegi nagu te teate, banderoolid. Ja siin on küsimus, miks Venemaa Föderatsioon otsustas esimest korda üle pika aja kasutada märkimisväärses koguses tiibrakette, mitte ainult ballistilisi rakette. Ja miks otsustati lüüa korraga kõige sellega, mis üldse olemas on? Ja eksperdid on kindlad, et venelased tunnevad siiski, et nad ei pea seda sõda enam kaua vastu. Seetõttu lähevad nad nüüd vabanki, püüdes võimalikult palju hirmutada, löövad lihtsalt kõige sellega, mis neil on. Ja kõik, mis neil on, tõesti lendab üle Ukraina ning juba kõlavad prognoosid, et Venemaa majandus ei pea sõja jätkumisele vastu, kuigi siin ei tasu ka illusioone luua. Sest sama Bloombergi andmetel eile oli uuring, praeguse Venemaa majanduse langustempo juures saavad venelased veel aasta sõdida. Aga edasi prognooside kohaselt muutub olukord Kremlile tõeliselt kriitiliseks, kuid just sel aastal püüavad nad Ukrainale maksimaalset kahju teha. Siia panen 3 punkti, teie arvamus ja järeldused, kirjutage selle saate kommentaaridesse, tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage laiki panna. Sellega on kõik, hoidke end, kõike head!